Kaks tüdrukut lähevad puiestee tänaval. Aega on palju, nad jõuavad küll. Kus te küll käisite, kellega laulsite? Ilusad tüdrukud, silmad täis tuld. Mispärast ometi mööda must läksite, kõpsumas kingad ja järel teil tuul. Ma olen viimastel päevadel halvasti tundnud end, mul pole öösiti und. Puiestee tänaval ongi üks puiestee, siis kui ka puudest on alles vaid känd. Mis teie nimed on, ilusad tüdrukud, sajand saab läbi ja siis algab uus. Kaks tüdrukut lähevad puiestee tänaval. Aega on palju, nad jõuavad küll. Ma tegelikult tahan rääkida, aga kui ta sellega lepi, siis ma parem räägiks, see on ka laulmisega seotud. Et kunagi 4 või võib-olla juba 5 aastat tagasi ma olin Riias ja lindistasin ühte Maarja Magdalena oratooriumi, Peeter Vähi kirjutas, laulsin Jeesust, Mooses. Ja Peeter Volkonski oli evangelist. Ja pärast me läksime lindistuse vahepeal, jõime kohvi kuskil ja seal olid ka pundis need lindistajad, nii-öelda kammertoon, kes selle asja üles võttis ja siis me rääkisime seal niimoodi erinevatest akustikatest ja mina rääkisin, et Saksamaal on selline teater nagu Bayreuthi Festspielhaus, mis on siis Wagneri enda kätte või enda näpunäidete järgi ehitatud ja seal mängitakse ainult Wagneri ooperit ja seal on ulme ja akustika ja ma olen lihtsalt kunagi publiku seas istunud seal ja Bayreuth on pisike saksa linn ja Volkonski kuulas seda ja kuulab ja siis ütleb, et ei kurat, ma ei ole seal käinud, aga mul tuleb Bayreuthiga üks teine lugu meelde, kuidas tema siis ükskord 90ndate alguses sattus Helsingis pornopoodi. Ja see oli selline tore pood olnud, kus ei olnud ainult neid DVD-sid ja asju, vaid seal oli ka raamatukogu. Ja siis ta võttis niimoodi täiesti suvalise raamatu riiulist,
mille pealkiri oli Metsiku tööd Bayreuthis. Ja siis ütles, et mis kuradi jama see on, et noh, ma olen ju kuulnud küll, et Bayreuth on Wagneri linn ja kus ta lõpuks suri küll Veneetsias, aga kus tal on ka villa siiamaani olemas ja hakkas lugema, et mis lugu see selline on ja oligi nii-öelda pornoromaan, kus tegelasteks olid sopran, metsosopran, tenor, bass ja maestro. Ja Volk ütles, et kurat, see on nii haige lugu, et jube lugus lugemine, ostis selle ära ja siis ütles, et tõlkisin ära ja müüsin ajakirjale Maaja järjejutuna maha. Ja et jube ja honorari sain, aga noh, oma nime järgi ei, oma nime alla ei pannud, vaid võtsin nii-öelda, noh, sihukese teise nime. Aga ja ütles, et noh, kõik tuttavad lugesid, soovitas ja ütles, et väga hea lugemine oli. Aga ainuke asi, millega tal oli probleeme, see oli ingliskeelne raamat, et ainuke asi, millega tal oli probleeme, oli pealkirja tõlkimine, sest noh, see ingliskeelne pealkiri, no eesti keele panduna oli ala tõesti, et mingi Metsiku tööd Bayreuthis, et noh, see kõlas nii jaburalt, et kuidas ma seda panen niimoodi ja siis tal tekkis muidugi ainult Vürst Volgile geniaalne idee, tekkis selline peas, et kuna see tegelased olid siis sopran, tenor, noh, lauljad ja maestro, siis ta pani romaani nimeks Taktikepp. Ja kui ma täna selle driveriga jälle maadlesin, siis mingil hetkel mul tuli see lugu meelde. Ja siis ma mõtlesin, et kurat, ükski maestro ei ole niimoodi jebinud mind, kui see kuradi fucking driver, mis on nüüd ristitud taktikepiks. Aga ma ei lase oma tusadu veel langeda, sellepärast et homme on jälle Golf Life Shop lahti ja ma ostan uue driveri, sest mehes ju viga ei ole. Aitäh! Tähendab, mitte et ma väga palju tahaks täna rääkida, aga ausalt öeldes see triigolf on olnud selline kättesaamatu võit, mida ma olen kogu aeg kabistanud niimoodi, 4 aastat olen proovinud või 5, ma ei mäleta ka, aga kotti mulle ei antud tänavu, 4, jah, okei. Et eelmine aasta olin ka selles liider kuradi flightis ja lagunesin täielikult ära ja lõpetasin, ma ei tea, mitmed enam. Aga elagu triigolf ja elagu see kolmik siin, eks ole, kes selle kunagi välja mõtles ja tehke tal üks aplaus kogu sellele kammale, eks ole.